Tere ilusat pühapäeva teile ja head neljapäeva vist minule. Ma siin muudkui venitan selle videoga alustamist. Täna on sihuke uimane päev. Me olime siin just paar päeva olime Tallinnas. Käisime erinevates teraapiates. Ruts käis, mis tal oli siis, tal oli tegevusterapeut ja psühholoog ja minul oli, Rutsil ka oli füsioterapeut. Ehk siis jälle see rehabilitatsioon. Ja siis ühesõnaga me olime öösel Rutsi vanemate juures Tallinnas. Ja kui me eile siis koju tulime, siis maja oli jääkamber. Täna eile õhtul siis Ruts tegi ahjutule ehk siis magamistoas on soe. Aga me võtsime köögiust vahelt kinni ja köögis ja külmasruumis on mingi hommikul oli 10 kraadi. Nüüd Ruts mingi aeg tegi siin kööki pliidi alla ka tule. Ehk siis nüüd on seal vist juba, ma arvan, sihuke 15 kraadi äkki. Ma ei tea, pole ammu käinud seal. Aga jah, ühesõnaga mõtlesin, et tahaks täna vlogida, aga ma kuidagi lihtsalt pikutan siin voodis. Ma korra käisin, tegin hommikusööki endale. Ja selle sõin ka siin toas ära. Et ma mõtlesin, ma setin ennast normaalseks ja hakkan tegutsema ja siis hakkan nagu vlogima, aga mõtlesin, et siis ma jäängi ootama seda hetke, millal ma selle kaamera kätte võtan. Ühesõnaga, ma mõtlesin, ma teen algust. Et ma peaks täna siis ennast valmis sättima päevaks. Kell on praegu 12. Aga mul on täna plaan, kui köögis ükskord soojaks läheb, siis ma tahaksin hakata preppima. Et jah, nüüd Tallinnas ma küll osaliselt sõin prepitud toite, aga osaliselt nagu sõin mujalt ka mingeid asju. Ühesõnaga, kõige parem ei olnud niimoodi teha, aga ma nüüd vähemalt siis tänasest jätkan. Et jah, meil on praegu kodus ka käsil siis selle külmaruumi nii-öelda või siis kolikambri korrastamine. Õigemini Ruts teeb seda. Alati millegipärast see ruum on nagu Rutsi teha olnud, et ma olen nagu ülejäänud tegelenud ja siis tema on nagu selle toaga, et tal on rohkem seda igast kola mingit tehnika ja asju ja sellest ma ei tea midagi, nii et mul on seal ruumis ainult mingid jõuluasjad ja võib-olla mingid oma mingid riided, mida ma ei kasuta ja et mul väga seal nagu asju ei ole. Aga meil on suures plaanis tegelikult idee seal nii-öelda kolakambris siis lammutada maha kõik seinal olevad kapid. Mingi vanad kapid, mis väga ei mahuta midagi ja uksed, need magnetid ei tööta ja ühesõnaga kasutud suhteliselt. Ja siis Ruts lammutab nagu need mingi hetk maha ja ehitab sinna siis nagu riiuli tasemele, kuhu saab siis läbipaistvad kastid peale panna. Et olekski korralik hoiustamisruum. Aga ma ei oska öelda, millal ta selle riiulite korrast nagu ehitamiseni jõuab, sest et esialgu ta tahab nagu kõik ära sorteerida, ebavajalikud asjad ära visata. Et see kõik võtab aega. Aga jah, praegu tänu sellele ühe toa korrastamisel on meil köök ka seapesa. Ehk et ma tahtsin, Ruts pani siin üks päev kraanikausi meile kööki, selle uue. Et ma tahtsin seda näidata, aga nüüd on meil see kraanikauss vaevu paistab köögis välja. Et ma vaatan, mis hetkel ma näidata saan. Mul on mingit pilti, ma võin siia pildi panna. Milline see kraanikauss praegu on. Selle kraanikausi puudus või probleem on hetkel, paar probleemi on. Ühesõnaga, me peaks selle kapi kõrgemale tõstma, sest et vana kraanikauss sai kuidagi nagu kõrgem ja ta ei olnud nii sügav, ehk siis ei pidanud seal küürutama. Nüüd selle kraanikausiga me peame täiega küürutama. Ehk siis me peame selle kuidagi kõrgemaks saama. Ja teiseks
mingil põhjusel kadus veesurve ära, nagu et vett tuleb, aga poole vaiksemalt nagu, et Ross peab veits uurima, et kus see probleem on, et miks ta nagu korralikult ei tule. Et jah, seal paar asja on, mis tuleb veel üle vaadata. Aga muidu ma olen täiega rahul, nagu nii palju suurem kraanikauss ja see seegisti mulle ka täiega meeldib. Et jah, see on äge. Aga nüüd ta teebki selle külmaruumi ka meil korda ilusti. Ja siis meil on lõpuks nagu mingi selgem pilt silme ees, et mis asju meil üldse on ja mida meil ei ole ja sest et muidu on ikka see, et sa viskad need asjad sinna kuskile hunnikusse, kuskil kappi surud ja siis 3 aasta pärast avastad, et mul oli siuke asi ka kunagi. et siuke kadunud asjade nurk on see rohkem praegu. Aga jah, siis saab sellega korda ja no meil on veel majas veel mitu projekti. WC-s on bideed vaja, ehk siis sooja vett on vaja vedada sinna. Siis siin on lapsekapil on meil vaja kardin saada ja ühesõnaga tegemist veel jagub enemlast. Tahaks nagu selle maja nagu päriselt korda ka saada enemlast, ehk siis üks asi on need igasugused nii-öelda remonttööd ja ehitustööd. Teine asi on nagu päriselt asi siis viisakaks ka saada, et nagu et oleks kuidagi endal ka mõnus olla siin. et tegemist jagub, ma loodan, et laps tuleb õigeaegselt, et ta ei hakka kiirustama välja tulemisega minust. et siis jõuab kõik ilusti tehtud. Et siis on endal ka toredam olla siin järgmisel aastal või sellel aastal. Ühesõnaga, ma ei teagi. Ma nüüd kogun ennast, et peaks liigutama hakkama. Nüüd on juba mõnda aega on tuli pliidi all olnud. Et äkki on natuke maja sooja. Mulle ei meeldi üldse külmaga midagi teha. Ja kui maja on külm, siis ma lihtsalt olen kuskil teki all ja ma ei taha midagi teha. Et mul nagu soe tekitab täiega mingit turvatunnet ja siis on nagu mõnus tegutseda. Ehk ma loodan, et äkki nüüd varsti on soojem, et siis saaks hakata kõigepealt ennast korda settida ja siis toitu preppida ja ega mul mingeid suuri plaane täna ei olegi. Et põhimõtteliselt ongi ainult see söögi tegemine ja võib-olla natukene koristan midagi. Vot, aga ma arvan, et teile ma siis näitan, kui ma hakkan preppima, et mis ma teen ja kuidas ja saate ka äkki mingeid ideid, mida süüa teha. Nagu täna on mingi ekstra uimane päev. Kell on praegu 3 läbi juba. Ja siis mõtlesin, et okei, ma pean ennast püsti ajama. Ma vahepeal küll natukene mingi kammisin juuksed ära ja niimoodi. Aga põhimõtteliselt ma ei ole mitte midagi teinud. Okei, pesu panin pesema, et mul siin kardina taga pesu peseb ja tegelikult üks täis juba sai valmis ja on kuivatis. Ja nüüd mul on siin laua peal sorteeritud valged, nagu päris valget pesu ja siis sükest heledat pesu. Et jah, ma pesen siin pesus ja Ruts on üritanud ahjus ja pliidi all tuld hoida. Praegu on meil, mis on siis 21 kraadi juba köögis. See on juba täitsa normaalne temperatuur toimetamiseks. Nii et ma mõtlesingi, et okei, ma võtan ennast kokku. Ma teen selle nõudeka pealsel korda. Me oleme siin järjest musti nõuded sinna viinud, aga mul on veel nõudekas puhtad milleks ma siin riided või nõud, ühesõnaga mu nõudekas on mul praegu puhtad nõud, nii et ma pean need välja võtma ja mustad sisse panema ja üleüldse köögi veits korda tegema. Siin on muidugi meil igast laga, seal on maas mingid jõuluasjad ja seal esikus on, pole väga näha. Ma ei tea, kas on näha või ei ole, aga igatahes seal on mingi kola ja siis siin keset tuba on mingid kastid ja asjad. Ühesõnaga, see on kõik see külmaruumi koristamise asjad. Nendega mina hetkel ei tegele. Et ma ei tea, kas Ruts tegeleb sellega täna või homme. Aga jah, ühesõnaga ma üritan nii palju ära teha, kui mina teha saan. Et saaks natukenegi miskit täna tehtud, kuigi jah, väga kuidagi uimane päev on. Õues saab veits lund. Ma ei tea, kas on näha.
üliõrnalt langeb mingit lumehelbeid. Aga jaa, ma hakkan nüüd koristama. Ja kui on koristatud köök, siis saab ju tegelikult preppima hakata. Et siis saaks sellega kaelast ära, muidu ma siin järjest snäkin mingeid, ma ei tea, müslit jogurtiga ja mingeid siukseid X asju, et tegelikult võiks nagu soe toit valmis olla, siis ei peaks mingit jama sööma. Et jah, hakkame tegutsema. No nii, ma sain nüüd lõpuks ringi peale köögile enam-vähem. Et ma saan hakata nüüd preppima. Ma oleks vahepeal nii palav, siis ma panin ühe oma särgi selga, aga siis ma avastasin, et vaatan, kas ma saan näidata. See ei ulata enam. Mul siin bandaaž on ka all. Aga nagu tuleb välja juba. Nii et riietega veits nadi seis. Aga ma ei tea, ma ei viitsinud rohkem otsida, aga et on, mis on. Vähemalt midagi on seljas. Aga nagu ma ei tea, mis teema sellega on, aga laps on hakanud täiega. Ma ei saa aru, kas jalaga või käega. Ma tahaks loota, et ta on pigem peaseisus, aga see tunne on pigem nagu lööks jalaga põide. Nagu kui varem oli lihtsalt nagu veits ebameeldiv, siis nüüd need löögid on läinud nagu siukseks, et mul täiesti tõmbab nagu korraks kramp ära ja nagu lausa hirmus on püsti seista. Sest mulle tundub, et just püsti seistes on nagu eriti kuidagi, ta vajub nagu sinna alla ära. Igatahes see on nagu meeletult valus tunne või siuke hästi ebameeldiv ja valus korraga. Et jah, vahepeal veits suren. Aga ma ei tea, ma loodan, et see hullemaks ei lähe. Ma loodan, et ta valib mingi teise asendi varsti või ma ei tea. Sest et kui see kuskil, no mul oli eile ka vist poes käisime. Ja siis poes ka ta hakkas nagu, ta otseselt ei löönud, aga ta nagu siples ja kuidagi niheles täpselt seal niimoodi, et mul lihtsalt iga sammuga oli siuke tunne, et no ma ei tea, ma rohkem ei taha astuda. Käisin mingi üliaegluubis. Ja praegu oli ka korraks istusin, vaatasin bluusi ära ja siis tõusin püsti ja siis lihtsalt panin 2 siukest pauku mulle vastu põit, et ma mõtlesin küll, et vetsuda mul ei ole, sest ma just käisin vetsus onju, aga lihtsalt siuke nagu ma ei oska seda kirjeldada, see on lihtsalt nii veider tunne ja nii ebameeldiv. Ma nagu arvaks, et see on põis, mida ta lööb. Ma ei tea, võib-olla ei ole ka. Aga see on natukene sarnane sellele tundele, kui on sul räve vetsukas. Aga see on nagu koos nagu mingi löögiga. Ühesõnaga, jah. Katsume ellu jääda. Aga ma hakkan nüüd preppima. Ma vaatan, mis toite ma tegema pidin, praegu peast kõik ei mäleta. Ja siis näitan teile ka natukene ja panen
retseptid kuskile siia vahepeale ka, et siis te saaksite ka katsetada.
No nii, kana-brokkoli vorm läks nüüd ahju. Seda ma olen varem ka teinud. Nii et seda oli lihtne teha. Aga nüüd ma hakkan ühepäevatoitu tegema, mis tegelikult on ka vist lihtne, aga ma ei ole ise kunagi varem teinud. Ma olen kogu aeg neid purgi ühepäevatoite söönud või siis kellegi teise tehtud. Aga ise ma ei ole teinud, seega ma nüüd vaatan, mul on natukene sõbranna soovitusi ja ma kirjutan ka chat-käipajatele, et lihtsalt paneme mingid asjad kokku ja vaatame, mis välja tuleb. Vahepeal sai see brokkoli kana vorm valmis. Siukene, natukene vist küpsus üle, aga tundub, et mitte näeks väga hullusti. Alt on ilusti õige. Njom-njom. Ma sain nüüd selle ühepäevatoidu
tulele. Ma ei kujuta ette ka, mis sellest välja tuleb ja kas üldse tuleb ja kui suured need tükid olema pidid, ma ei tea. Ühesõnaga tuleb seal nüüd mingi, ma ei tea, 100 aastat podisema. Ja siis saab teada. Ma vist lõpupoole lisan noad ka sisse. Võib-olla. Aga praegu me igatahes hakkame Rutsiga seda brokoli kana vormisema. Ja ma panen nii kauaks kaamera laadimast. Mul on 10% akut ainult. Nii, mul tuli just pesust praegu terve hunnik riideid. Ja siin on ka natukene lapse asju, peamiselt mingid tekikesed, et ma Iirise käest, mu sõbranna käest siis sain, nüüd kui ma tal külas käisin. Kui ma need leian, siis ma näitan teile ka. Mul on siin, Rutsin koristab seda teist tuba ja siis ta leidis mul mingi ülivanad mantlid. Üks mantel ma juba vaatasin, et selle ma vist viskan minema. Aga nagu, mis teie arvate? Ma üritan näidata. Mul on praegu nagu reaalselt kõht paljas veits, aga noh, elame üle. Ma näitan korra lähedalt ka. Ta on nagu siuke halli, musta-valge, nagu kergelt triibuline. Amisu firma, 40 suurus. Mingi siuke mantel. Ta on, mul on väike praegu, aga nagu päris siuke nagu tore mantel on tegelikult, aga ma nagu ei kanna seda enam. Ta on siuke, siin helkur. Ja tal käib siin vöö käib ka peale ja eest on nööpidega. Et nagu, mis ma teen sellega? Kas ma panen selle müüki mingi odava hinnaga? Mul võrna aimugi, palju see maksab ja kas neid üldse enam müügis on. Ehk siis võib-olla ma isegi ei leia, palju selle hind võiks olla. Sest et ma ostsin selle reaalselt väga-väga ammu. Ma arvan, et gümnaasiumis äkki. Ühesõnaga, see on väga vana mantel, aga ma ei ole seda ammu kandnud. Kuidagi ma kandsin seda mingi aeg nii palju, et viskas kopa ette. Ta on nagu veits, on nagu topiline, seest vooder ka ühe koha pealt natuke lahti. Et ta ei ole nagu mingi eriti uueväärne. Aga kuidagi raske on nagu ära ka visata. Või viskan ära. Ma ei tea. Andke kommentaaridest teada, kas ma nagu panen müüki selle mingi odava raha eest või viskan ära lihtsalt. Või annan ära. Samas kuhu ma annan. Ühesõnaga, mis teie arvate? Aga ma nüüd hakkan seda hunnikut omal siin siis sorteerima, kokku lappima ja siis ma need uued asjad ma siis näitan teile ka. Nii, ma nüüd sain sorteeritud, varsti panen nüüd kappi, aga ma näitan ära need mõned asjad, mis ma siis sõbrannalt sain. Mõtlen, panen nüüd äkki siia. Siis ma saan rohkem võib-olla valgust näidata või ei saa või? Proovime. Igatahes siuksed käpikud, kindad paelaga. Et mul ühed sinised on, nüüd on mul pruunid ka. Siis ma sain igasuguseid tatilappe, mingeid siukseid ma ei tea, mis iganes materjalist need on. Siis ma sain omale 2 imetamispluusi, nagu toppi. Ma mõtleks, et nendega saab isegi võib-olla minna sinna haiglasse. Ehk siis jumala siuke topp ja ta käib siit klõpotsiga lahti. Ja siis saab siit rinda anda.
ja siia peale oleks jumala hea mingi, ma ei tea, kampsun või mis iganes asi veel peale panna nööpidega. Et kui on külm näiteks. Et siukene pluus. Siis teine põhimõtteliselt samasugune on tumehall. Siuke. Siis ma sain siukse roosa tekikese. Hästi mõnus suvel ilmselt panna beebile peale. Või ma ei tea, kus iganes kasutada. Või ma ei tea, näiteks kui suvel imetan, siis on ka vaata, ei taha endale mingit paksu tekki või midagi peale panna. Viskad selle õhukese endale peale ja keegi ei näe, et sa imetad. Siis on jälle see ilalapike. Siis ma sain tema ühe lemmikkleidi, mis ta kandis siis imetades. Et siit ülevalt käivad trukid lahti. Et vajadusel saab siit näiteks rinna välja võtta. Ja siukene hästi lohvakas kleit keskkohast läheb ümber. Ja siuke lihtne selga tõmmata ja kodus kanda. Siis üks siuke tekike lihtsalt ka mille iganes jaoks. Kas või tahad külas vahetada mähkmeid, siis paned selle alla igaks juhuks. Ja siis sain siukse kleidikese. Ma ei ole väga kleidikandja, aga noh, ma ei tea, materjal on hea ja äkki mul siin lõpurasedana pole nagu midagi selga panna, siis mul on mingi kleit, mis mul selga veniks. Mul tegelikult on veel riideid, aga need on mul praegu pesus, ehk siis valget värvi riided on mul veel, ka mingid lapikesed asjad. Et ma ei oska öelda, kas ma jõuan neid ka sinna jätta või mitte. Aga igatahes ma nüüd panen asjad kappi ära ja siis vaatab, mis edasi tänasest päevast saab. No nii, ma sain nüüd lõpuks siis ühe poetoidu ka valmis, panin 4 karpi. Ma ei tea, ma panin sitaks vett juurde. ChatGPT millegipärast ei käskinud nii palju vett panna. Ma ei tea, ma panin järjest mingi 2 või 3 korda panin veel vett juurde. Siis ta hakkas põhja kõrbama. Ühesõnaga, ma ei tea, maitse tundus nagu normaalne. Ma väga palju ei söönud. Mingi väikse kahvlitäie võtsin. Aga ma arvan, et homme saab teada siis, mis maitsega see siis lõpuks sai. Loodan parimat. Me tulime just jalutamast. Käisime jälle väiksel ringil. See on vist mingi kilomeetrine ring, mis ma teen. Seekord ma käisin hästi rahulikult. Rutsikoos käisime. Et mõtlesin, et äkki siis ei teki mingeid valusi asju ja ei tekkinudki. Esimene valu oli siis, kui ma maja ette jõudsin ja see oli ka ainult korraks. Nii et sellega läks seekord hästi, et võib-olla ma isegi järgmine kord, kui ma nüüd õue lähen, siis proovin natuke pikemat ringi. Et mu kõige suurem hirm on, et äkki ma ei jõua tagasi, et mul lihtsalt hakkab nii valus. Aga siiamaani õnneks nii hull ei ole olnud. Aga eile ma hakkasin guugeldama seda neid igasuguseid valusi asju, mis mul on. Ja seda tunnet, kui laps nii-öelda justkui nagu lööks pöide. Et siuke nagu pöies käib siuke valusähvatus läbi. Ja ma sain aru tegelikult, et see vist on hoopis sümfüüsise valu. Ehk siis see ei ole mitte laps ei löö pöide, vaid ta liigutab ennast mu kuskil vaagnas. Ja seal vaagnas on siis siukene mingi koht, mis siis hakkab venima rasedana. Ja see venimisvalu tekitab neid valusähvatusi. Ja see võib päris hulluks minna. Nii et see on natuke hirmutav. Mul mõni päev on ikkagi päris hull. Eile oli päris palju seda tunda. Ja ükskord oli poes. Et
ühesõnaga ma pean nüüd ennast natuke hoidma rohkem, jälgima, mismoodi ma mingid liigutused teen, et mingi ühel jalal ei tohiks väga olla ja ma ei tea, riidesse panema näiteks istudes, mitte püsti seistes, et ühel jalal kuidagi paned püksi jalga, onju. Ja ma ei tea, autost näiteks lähed välja niimoodi, et sul on põlved koos, et ei aja jalgu kuidagi liiga mingi X moodi laiali, onju. Ehk siis kogu aeg jälgima, et see nagu hullemaks ei läheks. Ja siis lootma parimat põhimõtteliselt. Aga see vist pigem ei kao ennem sünnitust ära, aga kui ma nagu teen mingeid harjutusi, seal on vist selle palli peal saab ka mingeid harjutusi teha ja ühesõnaga äkki joppab, aga ei pruugi. Ehk siis see on päris julm valu. Siuksed nagu ongi retsid, nagu valus sähvatused käivad sul argivahest läbi. Nii kui laps liigutab ennast seal. Nii et jah, siuke tore asi. See pidavadki 3. trimestris väga paljudel naistel olema. Nii et jah, ka minul on see. Aga igatahes ma panin just omale toidusooja. Kohe peaks valmis olema. Lähen proovin selle ühe päeva toidu lõpuks ära, et kas tuli sööda või mitte. Aga mulle tundus, et vist äkki on isegi sööda. Nii et lähme sööme lõuna ära. Ma olen siin nüüd mõne ampsu juba söönud, kusjuures üllatavalt hea tuli. Nagu ma olin suht kindel, et ma kuidagi pettun selles. Aga nagu mulle täiega maitseb see. Ma andsin Rutsile ka proovida, nagu Ruts oli mingi, et ei, et tema küll ühe toitu ei söö, et talle ei meeldi ja siis nagu, et proovi üks amps ja isegi talle nagu sobis, nii et vist joppas ja tuli hea, nii et tundub, et võib seda retsepti soovitada küll, aga ma ei tea, kas ma viitsiks uuesti ja mulle ei meeldi siukene tükeldamine, aga ma tean, et on olemas vist kas sügavkülma mingeid ühepajatoidu neid komponente, et selle variandina ma võib-olla isegi viitsiks uuesti teha, aga niimoodi tükeldada ma nagu hoopis ei viitsi. Ma võtsin kõrvale ploomimahla, sest et mul see kõht kipub pigem kinni olema ja ma ei tea, ploomimahl veits nagu teeb paremaks, nii et päevas mingi 1 kuni 2 tassi joon ploomimahla. Et niimoodi on nagu päris okei. Aga ma nüüd söön oma lõuna ära. Ja siis ma vist hakkan Rutsi suvist sünnipäeva videot kokku panema. Ma ta sünnipäeval filmisin suvel. Eelmine suvi siis. Ja ma ei ole siiamaani seda kokku pannud. Mul ei olnud plaanis seda kuskile üles panna, aga lihtsalt siuke mälestuse mõttes võiks nagu mingi video olla. Ehk siis ma panen selle video täna kokku. Ja ei teagi, mis ma veel teen. Et Ruts siin toimetab meie selle külmaruumiga. Tegelikult ma võib-olla isegi peaks teile näitama, milline see praegu välja näeb. Et siis kui see kunagi nagu korras on, et siis teil oleks mingi võrdlusmoment, et kust me alustasime. Kass vist lammutab mu toas. Kass saab kohe molli või? Ta vist peaks molli saama, jah. Aga okei, ma söön ära. Nii, ma nüüd tulin siia külmaruumi, kus siis Ruts vaikselt on juba algust teinud koristamisega, sorteerimisega. Ühesõnaga, siin see seabes on, see on juba oluliselt normaalsem, siin on juba ruumi liikuda. Aga siin olid kardinad ees siin ja siin on jah, põhimõtteliselt siin on nagu siis üks kappide rida ja siis on siin terve sein on täis kappe. Need kapid kõik Ruts lammutab maha mingi hetk. Siia siis seintele tulevad siis kunagi riiulid ja kuhu saab siis hoiustada mingite läbipaistvate kastidega, et kõik see sodi tuleb siin ära sorteerida. Siin kappides on veel igasugust sodi. Ühesõnaga, siin on sorteerimist palju ja toimetamist palju. Nii et Rutsile ainult edu. Ma ei tea, mina ei oskaks siin vist midagi teha, et siin on nagu jah, palju asju. Siin on osa asju on juba ära viidud. Siin koppides on ka mingi kola ja ma ei tea, pooltühjad, sest see ei ladusta midagi, ta on nagu nii kõrge,
ja suhteliselt nagu väikse sügavusega. Et mõttetud kapid, et need uksed ka nagu ei lähe kinni, see on nagu viltu ja magnetid osadel ei tööta ja ühesõnaga jah, suht siuksed mõttetud kapid on need siin. Siin on veel nagid. Et jah, see on siis nii-öelda enne, ma ei tea, millal see pärast lõpuks tuleb, millal ma seda filmida saan. Aga kunagi saavad siin olema siis korralikud riiulid koos kastidega, et saaks nagu päriselt ka asju siia hoiustada. Minul on juba laupäevane päev ja ma eile vist filmisingi ainult selle mingi, mis ma hommikus sõin või midagi, või lõunat sõin. Igatahes eile me ei teinudki väga suurt midagi. Natuke toimetasime ja siis õhtul põhimõtteliselt vaatasime telekat, nii et mul ei olnud suurt miskit filmida. Aga ma mõtlesin, et ma täna natuke filmin veel ja siis panen õhtupoole video kokku. Aga ma hakkan praegu jälle oma lapse kappi sorteerima, sest et ma mõtlesin, et mul on need riiete nagu sahtlid kuidagi nii pungil täis. Jah, mul on asjadel oma kohad, aga nagu isegi osa asju on nagu üksteise peal ja kuidagi ruumi on nagu vähe. Ehk siis ma mõtlesin, mul need ülemised 2 sahtlit siin. Ma ei tea, kas ma täielikult teen tühjaks, aga vähemalt osaliselt paneks siia karpidesse. Teeks need karbid kuidagi loogiliselt nagu korda, et mingid kreemid, mähkud, asjad oleks karpides. Ja ma saaksin panna riideid siis siia kappi. Et tekiks natuke rohkem ruumi ja vaataks veel üle, et mis ma nagu muuta saan. Et võib-olla midagi panen üldse endal voodi alla karpi ära, et mingid suuremad suurused näiteks, mida nagu kohe ei lähe vaja. Et saab ju hiljem uuesti välja võtta. Ühesõnaga ma pean veits sorteerima ja siis ma natuke näitan teile ka. Väga pikkaks ma seda nagu ajada ei taha, aga midagi ikka jagan, et teil oleks ka huvitav vaadata, et mis mul on ja kuidas ma sorteerin neid. Nii, mul on hetkel suhteliselt sihuke kaootilised siin asjad, eriti korvides. See on selle küül nagu eemale. Aga siin on, ma olen siia kilekoti sisse pannud, et tolmu peale koguks. On mul praegu hetkel ainult üks pissilina ja mingi kogus mähkmeid. Siis ma juba midagi võtsin vist välja. Mul oli siin tegelikult see sudokreem ja mingid siuksed asjad olid ka, aga ma panin need juba sinna sünnitus sinna koti sisse, mis mul seal taga on. Ehk siis ma ei teagi, ma vist peaks korra üle mõtlema uuesti selle ära täitma või siis üldse midagi muud sisse panema. Mingi süsteemi mõtlema. Siis siin on mul hetkel lihtsalt mingi hunnik pestud mänguasju. Et need kõik on siin pesust läbi käinud. Ja nüüd ma mõtlengi, et siia ju kogub tolmu, et ma peaks need ka kuskile mujale viima või siis ka kile peale panema või midagi. Aga siin all on mul, see tuleb veel lahti võtta ja ära, ma ei teagi, kas läbi keeta või, et see, aga seda ta alguses, ma arvan, niikuinii pigem ei kasuta, et siis kui hakkavad hambad tulema, et see on pigem selleks ajaks. Siin on mul huvitav sihuke leht, mis me saime haiglast lihtsalt, et see on see tüvirakkude säilitamise kohta. Et ma olen mõelnud, et võib-olla võiks seda teha, aga ma ei ole veel super palju uurinud, et kas ma pean selleks eelnevalt ka midagi tegema või lihtsalt ütlengi sünnitusele, et ma tahaks seda säilitada. Ma ei oska öelda, ma pean veits uurima, aga ühesõnaga jah, see tüvirakkude säilitamise teema tundub päris huvitav. Et tegelikult võiks ju teha. Ühesõnaga, see on veits nagu random asju. Nii et ma arvan, et siit need mänguasjad tulevad välja. Ma panen need kuskil mänguasja kasti eraldi või ei teagi. Ja siin on mul nüüd, sain oma sõbrannalt rinnapumba ja siin on veel need mingid sügavkülma need kotikesed, kuhu siis saab piima säilitada.
et see on ka mul täiesti lihtsalt ära pandud siia kasti. Et võib-olla ma siis siia panen hoopis ka mingid kreemivärgid, ühesõnaga ma pean nüüd mingi süsteemi välja mõtlema ja kui mul on see välja mõeldud, siis ma näitan ja räägin teile ka. Ja ma näitan sisu ka. Praegu mul on siis niimoodi, et mul on lihtsalt suvaliselt ära pandud mingid asjad. Siin on elektroonilised seadmed, siin on mingid ravimid, asjad, mingid kilekotid, ühesõnaga siin on kõike. Ja siin on mul praegu igast need tatilapid ja mähkud ja siin on mul üks poolik lihtsalt Pampersi see niiskeselfad, mida ma kasutan praegu lihtsalt mingi pindade puhastamiseks ja et mu lapse puhul ma hakkan vist katsetama hagisamas esialgu. Ja tegelikult ma mõelnud siia äärde veel need pissilinad, mul praegu need said välja võetud ja pandud sünnitus sinna kotti, haiglakotti. Et ühesõnaga siin ma pean ka välja mõtlema süsteemid. Ma olen vahepeal lihtsalt nii erroris siin omadega. Mul on siin voodis igast kastid ja asjad ja ma ei tea, ma olen mingi 100 korda juba asju ümber tõstnud. Mul on nii raske aru saada nagu, et mis sahtlis, mis karbis, mis asjad peaks olema. Et kuidas oleks loogiline panna, et kui tihti ma mingeid asju kasutan, mis koguses, mis asju kui palju ma panen kuskile varuks, kuskile teise kappi, mis ma panen siia põhikappi. Või näiteks mingid elektroonikaseadmed näiteks, no ma ei tea, kas või näiteks see on ja. Et ma nagu tahaks seda hoida justkui hetkel veel karbis, sest et siin on erinevad otsikud ja laadijad ja nii edasi, on ju. Aga nagu see karp võtab nii palju ruumi, kuidagi imelik on hoida seda karbis. Siis on mingi rinnapump näiteks ülisuure karbiga. Ja siis samal ajal on mingid väiksemad asjad, mingid beebimonitorid või midagi. Ja nagu väiksesse sahtlisse need kõik koos ei mahu. Suurte sahtlisse nagu jääb ruumi üle. Kus ma panen mähkmekotid, kui palju mul neid vaja läheb. Ühesõnaga, ma ei saa aru, miks see nii keeruline on nagu esimese lapsega. Teisega ilmselt ei ole siukseid mõtteid, teisega seda täpselt, kui palju sul mida vaja võib minna. Aga ma siin üritasin ennem panna kokku seda nii-öelda mähkimislauakarpi. Ehk siis, mis on mul kaasas, kus iganes ma tahan mähkida. Põhimõtteliselt selle karbi sain vist enam-vähem kokku. Ma ei tea, kas või kui loogiline see on. Aga ma näitan teile ka siis seda natukenegi mingit edasiminekut. Ühesõnaga, siin on mul siis, ma võtsin 10 mähet, siin on 5 on väiksemad, 5 on suuremad mähed, ma ei tea veel esialgu, kumb talle läheb. Siis mul on siin 4 seda pissilina, siis mul on 2 sükest ilalappi või mingit sükest lappi, millega kuivatada midagi, mis iganes vajadus võiks olla. Siis mul on see nava puhastamiseks, ma mõtlesin, ma panen siia ka need füsioloogilised lahused. Siin on vatitikud ja siis need vatilapid või mis iganes need on. Ja siis ma kirjutasin siia paberi peale veel, et mis mul nagu veel vaja võib minna. Ehk siis niiskesalfad, need on mul praegu haiglakotis. Need lähevad siia, siis sudokreem samamoodi. Siis ma mõtlesin, et lutt võiks olla, kui ta võtab lutti näiteks, et ma ei tea, mähkimise ajaks rahustada teda või mis iganes. Ja siis mingi mänguasi, et vahepeal võib-olla anda talle pihku midagi või ise mingi kõristada millegagi või ühesõnaga mingid siuksed asjad võib-olla paneks veel siia. Et äkki siuke karp, ma ei tea. Nagu tõenäoliselt ma mõtlen selle ka veel ümber vahepeal. Või siis, kui mul laps on, siis ma saan aru, et ei, see ei toimi üldse. Igatahes praegu on mul siuke sisu siin. Siis teise samasugusesse, natuke väiksemasse karpi panin selle
need ilalapid. Neid mul oli nii palju ja siis mõtlesin, et okei, las nad olla siis kõik siin. Ja väga rohkem pole midagi suutnud välja mõelda. Siin on nüüd need 2 sahtlit on praegu tühjad. Ja siis mul on siin, see tuleb nüüd natukene hõredamaks saada, mul on siin nii kokku pressitud asjad. Ja siin ma pean välja mõtlema, et kas ma midagi tõstan kuskile mujale, et siin natukene on vist suuremaid suuruseid ka, mingi 74 ja siuksed. Et need võib-olla saab tõsta täitsa kuskile mujale ära. Ja siis praegu ma panin siia ennem siin olid rutsiriided, aga ta tegi mul selle tühjaks, sest mul oli siuke ruumipuudus. Ühesõnaga, siia tulid siis nüüd lisamähkmed, need niisked selfad ja pissilapid. Ma ei tea veel, kas ma jätan need siia. Et ühesõnaga, mul on siin voodi peal, mul on veel megalt asju. Aga mis ma veel ära sorteerisin, olid mänguasjad. Mul on siin ühes kilekotis on nii-öelda pesemata asjad, mis tuleb veel ära pesta mingi hetk. Ja siin on ka need mingid närimisselud, mis peaks kas läbi keetma või midagi. Siis on teine kilekott, kus on pestud mänguasjad. Ja siin põhjas oli veel 2 suuremat mingit pehmet palli ka, mis on pestud. Et selle ma sorteerisin ära. Ja ma ei teagi, ma pean nüüd edasi mõtlema, et mul on just enda igast elektrooniliste seadmete ja siin on mul mingid lapse mingid pesuvahendid ja siis on siin mingid suvalised, ma ei tea, mingid plaastrid ja mingid vitamiinid asjad. Ühesõnaga, ma ei tea veel, mis ma edasi teen. Et äkki on rutsil mingi hea idee. Sest et mul on veits error juba. Tahaks nagu, et asi oleks loogiline kuidagi. Aga praegu see veel ei ole. Nii ma nüüd mingi süsteemi mõtlesin välja. Põhimõtteliselt siia sahtlisse läks siis siin on need mähkud, siin on teine suurus mähkusi, siin on need mis iganes pissilapid, siin on lisapakid, niisked selfasi ja siis elektroonika ma paningi siis siia nurka, et siin on see rinnapump, siin on nina aspiraator ja siin on siis see elektrooniline kraadiklaas ja siin on veel need beebimonitorid ja kaamera ja mingid laadijad, juhtmed, värgid ja siin on siis veel mingid juhendid, mis mul on mingid erinevad seadmete omad. Ja siin on veel natuke ruumi, et kui midagi peaks juurde olema vaja panna siia. Ja siis siia üles läks siis mul praegu niimoodi, et siin taga on lapse siis šampoon, dušikeel, kreemid, õlid. Siin on kraadiklaas, aga tegelikult meil on vannil ka olemas, endal küljes nagu kraadiklaas. Ehk siis ma ei tea, kas seda üldse läheb vaja, aga see on olemas. Siis siin on nii-öelda lapse asjade karp, kus siis hetkel on ainult mõni üksik asi. See on D-vitamiin, see pepupuuder või mis iganes, kuidas see nimetatakse. Mis see on siis? Puuder, mis iganes. Ja need palavikualandajad ja lihtsalt üks lutt praegu siin. Ja siis siia sahtlisse või siia karpi tuli siis lihtsalt mingid mingid üldasjad, mingid selfad, kilekotid, plaastrid, siin on mingid trenni, siis on see kompress, mingid vitamiinid, espumisaan, kraadiklaas, mingid plaastrid veel, siis on saiali tinktuur ja siin on, ma sain mingid need nipukaitsmed ka. Ei tea, kas vaja läheb ja mis suurust, aga igatahes see on ka siin. Ja siis lihtsalt see selfapakk praegu siia. Et panin need siis praegu siia. Ma ei tea, äkki on okei.
Ja siis nüüd mul siia jäigi veel 2 karpi. Ma saan veel mõelda, et mis või kas mul siia läheb. Ja nüüd ma põhimõtteliselt hakkangi siis sorteerima, et mul on, siin on hunnik riideid ja siin on hunnik riideid, et ma peangi nüüd vaatama, mis mul nüüd kuhu minema hakkab. Et mul see sahtel jäi nüüd tühjaks. Et ma saan siia siis midagi, mingid põhiasjad panna äkki. Võib-olla kõige esimesed suurused, mingid podid, tudjukad, ma ei tea, ühesõnaga, nüüd ma pean riidemajandust hakkama sorteerima. Okei, ma nüüd lõpuks vist otsustasin ära, mismoodi mul see kapp olema saab, vähemalt praegu kuni järgmise ümbermõtlemiseni. Aga praegu nagu isegi jäi suhteliselt loogiline vist. Et noh, eks kui laps on sünninud, siis saab kindlasti veel ümber mõelda. Aga põhimõtteliselt siia kapi peale siis tuligi need ilalapid. Siin on see põhikorv, millega ma mööda maja vajadusel ringi jalutan. Siin on praegu tühi korv. Ma arvan, ma kindlasti leian sellele ka kasutust. Aga praegu ta on tühi. No mul on tegelikult bandaaži hoian praegu siin sees. Praegu see on mul endal ümber. Aga siis esimesed sahtlid. Siia siis tuli kõik see lapse pesu, kreemitamise, eritamise asjad. Minu mingid sulfaat, ravimid, kotitärgid ja see on lapse asjad. Siia ma vist toon veel mõned ravimi asjad omal kirjutuslauasahtlist ka. Siis siin nüüd tuli 50 suurus podid, püksid ja siin taga on siis veel podisi, mis käivad üle pea. Ja siin on veel 44 suurus ka paar asja. Aga jah. Neid ma ilmselt tagasi väga ei kasuta. Kui on vajadus, siis saab nagu podisi juurde võtta, aga need käivad üle pea. Et need siin on kõik hõlmikud. Nii, siis järgmine sahtel on järgmine suurus ehk 56. Siin on mul podid, pusad, siin on püksid ja siis siin on jälle üle pea käivad podid, mis on kuskilt igalt poolt kaltsukatest asjast kokku saadud. Ehk siis neid saab kasutada, need on korralikud, aga lihtsalt veits tüütum panna, et saan sellega arvestada, et kui ma siit midagi võtan, et siis mul peab laps olema pigem rahulik ja mis iganes, et saaks rahulikult talle selle üle pea panna. Ja noh, siin ääres mul on siis veel mütsid, sallid, kindad, sokid, sussid ja siin on praegu veel tühi, et ma ei tea, võib-olla tuleb midagi siia. Praegu mitte. Et siin on 56 sahtel. Ja siis siin nüüd tõstsin siia hoopis need mähkud ja kõik siukse tehnika asjad ja selle tõstsin siia. Ja järgmise suuruse ehk siis 62 panin siia. Et noh, ma arvan, mähkusi läheb mul igapäevaselt rohkem vaja kui järgmist suurust. Ehk siis selle panin allapoole, et siin ongi, mul on suht vähe asju, on podid, püksid, pusad ja siin on jälle üle pea käivad podid. Nii et jah, niimoodi see praegu sai siis. Ja mul on seal taga kordornis on veel igasuguseid mingeid tekke, linu asju ja seal kõige all on mul praegu ära pandud ka mingid suuremad suurused, mingi 80 ja mingid siuksed suurused ja voodi all on mul veel suuremaid suuruseid. Ja noh, siis on siis see ka veel, et siin on igasuguseid vajalikke suuruseid. Siin on nagu suht läbi isegi. Et siin nagu väga mul midagi sorteeritud niimoodi suuruste järgi ei ole. Vot, ühesõnaga, praegu jäi siis nii. Selle mänguasja kasti ma viin elutuppa tagasi. Mul on vaja veits liimitööd siin teha. Siin on nagu mingi see ükssarviku sarve mingi pael on veits lahti. See tuleb veel kinni liimida ja siis neid osas asju ära pesta. Aga jah, ma arvan, et nüüd sai lapse asjad enam-vähem äkki loogiliselt. Et midagi väga rohkem ma nüüd juurde ka ostma ei hakka. Võib-olla kuskilt leian mingid, ma ei tea, lukuga podisid või midagi. Et siis võib-olla äkki ostan või siis jooksvalt.
mis vaja. Aga muus osas jääb nii, nagu praegu on. Aga nüüd mul ongi plaan veel viimased asjad ära omadele kohtadele panna. Ja siis me lähme vist käime jalutamas ära. Praegu on küll juba päike on loojunud, aga siiski tahaks jalutamas ära käia. Ja siis peale seda hakkan seda videot kokku monteerima, et te saaksite juba homme seda näha. Nii et ma arvan, ma tõmban siinkohal selle video kokku. Et kui sulle meeldis, siis pane ikka like, kommenteeri, telli mu kanalit ja näeme juba järgmises videos. Tšau!